No nii, meil on garaaži nädal. Kuna mul on puhkus ka, siis mõtlesime, et teeks need kõik hobiautod lõpuks korda. Ja alustasimegi täna Gabriost, et Gabriel oli meil siin tagasillaga oli probleem, et vaata ma näitan ka rehvi ka. Me juba saime ammu aru, et on probleem, aga tutikas rehv, täiesti slick. Et alumised suured puksid olid läbi. Ja me tegelikult mõtlesime täna, et me vahetame terve tagasilla välja. Aga kuna need ülejäänud puksid tundusid enam-vähem viisakad, siis me vahetasime ainult need puksid, mis olid totaalselt läbi. See oli esimene puks, mis oli täiesti läbi. See põhimõtteliselt kukkus, kus see on? Kus te vana puksi panite? No see kukkus põhimõtteliselt iseenda pesast välja. Teise puksiga nii lihtsalt ei läinud, teine puks oli ilus ja terve ja ta oli sees. Ja ma ei viitsinud õõtsaga üles võtta, siis tegime Geto stiilis selle, ma ei teagi, mis see tööriista nimi on. Sa tead, mis see Isa, mis see tööriista nimi on? Suruhaamer. Ühesõnaga, kruvikat ja suruhaamrit ja saime ilusti kätte ja nüüd on uus polu asemele ja auto valmis. Saab sõita jälle sellega. Et keegi pole sellega, ma arvan, siin tubli 1-2 kuud kindlalt sõitnud. Vot, ühesõnaga, paneme kokku ja siis mul on järgmine auto, mis ootab ees ja sellega on üllatus ka. Ja seda me teeme ka Geto stiilis jälle minu väikses garaažis, kuna me saime täna tõstuki ehku peale, et homsest on see tõstuk kinni ja siis me peame minu asju tegema, minu asju peame tegema siis enda garaažis nii. Ühesõnaga, läheme seal. Valmis on? Tuleb vastu maad. Nii, stopp. Aitäh. Peaaegu. No, tehniliselt on garaaž. Tehniliselt on ta garaaž. Või tahad 5 sätti? No hello, meil on siin päris palju aega möödas, kui ma pidin tulema garaaži, et viimases videos ma ütlesin, et järgmine päev hakkan tegema või samal päeval hakkan tegema oma teist projekti, mida ma olen siin vaiksemisi asju kogunud ja jõudu kogunud, et teha. Siis tegelikult see projekt juba hakkas pihta ja see projekt on see projekt, mida ma siin kunagi videos ütlesin ka, et ma panen siia 3 nulli vahele. Ja kes Instagrami vaatab, siis ma postitasin ka mingi aeg. Ma siis ostsin endale uue mootori. 3.0 M54. Väidetavalt töötas. Ma ei tea. Tuleb külge panna, siis saab teada. Ühesõnaga, me tegelikult alustasime selle autoga juba siin mõnda aega tagasi. Vahepeal on siin olnud asju kodus on pidanud tegema ja ma ei ole viitsinud tulla. Aga täna olen siin, hakkan tegema edasi. Meile nii palju jõudsime siis ära teha. Võtsime siis juba kõik asjad maha. Sumpsid, asjad, kastid. Diffri võtsime maha, sest et nagu näha, siis see differ on siin mul viimased, ma ei teagi, ma ütleks, et kui see auto meie käes äkki olnud 7 aastat. 5 aastat kindlasti on lekkinud. Ja siin eelmine aasta minu pulmas tegime pulmatoonatsid või pulmapõrni. Ja siis hakkas see differ undama. Ma võtsin juba korpuse maha. Ja üks hammakas on see puudu, mis on kuskil seal diffri põhjas. Ja niimoodi me siis jälle teeme kanalis. Ma ei tea, kui ma siin valguse panen, kast on ka juba seal kanalis. Sumpsi asjad. Siuke pull värk on. Ja tegelikult siin on see asi nagu veninud ka, et mul see mootor on tegelikult juba vist 2 nädalat tagasi ostetud või 1,5 nädalat tagasi. Ma ostsin selle mootori, tegin kodus arvutused, palju mul see maksma läheb, palju ma enda vana mootori eest saan. Kõik oli juba lihtne. Reaalsus oli see, et raha sai otsa enne. Aga kuna ma selle mootoriga aastasin tegelikult, kas just selle mootoriga, ühesõnaga, ma olen seda autot lasknud siin inimestel remontida kogu aeg. See on nagu auto, mida ma väga
ise ei ole viitsinud teha, sest mul pole aega või teadmisi. Ja kuna selle drifti sõitmise ja driftika ehitusega ma olen väga palju research'i teinud erinevate asjadega ja kuidas mingi asi võiks olla ja ma olen ise ka veidikene nüüd rohkem haritud, siis ma mõtlesin, et ma teen selle auto kõik otsast lõpuni ise. Ja ma leidsingi, avastasingi siin selle autoga väga palju selliseid mingeid lolle vigu, mis paneb mind seda tegema. Ja ma ei tea, kuidas seda öelda. Ühesõnaga, ma näitan kapotuska alla ka. Teeme kohe lahti. Üks moment. Nii, siit praegu valgus halb, mul on see flash kuskil autos. Ühesõnaga, me siin võtsime sisselaske maha juba, juhtmestikku maas, siin on dosool välja lasta, roolivõimu toru lahti ja siis on mootor välja. Tegelikult ma selle autol olen juba ühe korra seda tegevust teinud. See oli suhteliselt lihtne, et kunagi kui ma koolis käisin, siis mul läks auto põlema ja oli mingid mootorid vead. Ja siis ma tegin praktika kohas seda mootori vahetust, olen juba ühe korra teinud ja ühesõnaga ma läksin sealt töölt ära, kui praktika sai läbi, ma jäänud sinna tööle. Ma viisin selle auto kuskile remonti, et see mootor vahele panna. Ja sealt alates see teekond selle autoga on lappuma läinud, sest et kui ikka ise ei tee, siis on ikka sitasti kõik. Nii et teeme nüüd kõik ise otsast lõpuni ja teeme ägeda auto. Ja mul on see ka, mul on iga päev autopäev, sellepärast ma praegu seda ehitangi, et mul ei ole, kuna drift on kallis, sponsoreid ei ole, siis ma pidin enda ilus X5 maha müüma, kes vaatab videosi põhjalikult, siis näeb, et ma sõidan tegelikult teistsuguse X5-ga. Ja kaua ma seda ise autot jaksan laenata, et teen endale normaalse daily pilli, saab sõita. Ja siis saab kõik korralikult tehtud. Nii et hakkame pihta, ma vahetan riided ära. Ja siis juba hakkame siin asja edasi toimetama. Nii et näeme varsti. Nii. Mul tuli Andrega siin vahepeal appi. Ta on nagu täna juba väsinud, halvast töös ka. Mõin kala. Jah. Terve öö kalal. Sain sellise akna. Sellise täpselt sellise. Kell 4 öösel. 4-10 kuskil. Kas sa tahad rääkida meile eilset seiklus ka enne kalale minekut? Räägime sellest ka või? Mõtleme, et Paksiga lähme Emajõele. Jumala tore on ju. Said 20, lähen Tartul on ju. Siis käib pauk. Mina mõtlen, et mis asja, mis toimub. Ja tuli välja, et esi differ vist lendas pilpaks. Ja siis läksime koju tagasi. Oot, sa jätsid ühe asja vahele. Ma tulin sulle järgi käruga. Jah, sa lasid mul 3 tundi oodata seal päikse käes. No mina ei ole süüd, et eile oli Radikali see autoshow ja driftipäev ja mingid 100 asja käru polnud võtta kuskilt. Fake home'i noh. Ma oleks 1,5 tundi ja seal olnud. Mul oleks eile juba mootor vahelt on ja siis selle taha on ka asjad venima läinud. Ühesõnaga ma olen plaani teinud, ma olen nagu ma olen täna garaaži, tõstan selle mootori vahelt ära. Ja siis mõnel venna siin läheb on ju auto. Tahad sa rääkida sellest päevast ka, kui ma kutsusin sind hommikul, lähme garaaži, siis sa ütlesid, oh sorry, ma ei saa, ma pean täna lihtsalt kodus vedelema. Ma panen kaamera. Mis sellest päevast sai? Ühesõnaga, hakkame auto tegema. Näh, tund aega hiljem. Kõik ettevalmistused on tehtud. Et vahelt ära tõsta. Nüüd tõstamegi, kuna ma tegin siia kõrgendused, panin pakud alla. Andre tõstab üles, võtame pakud alt ära, toome auto välja ja tõstame garaaži ees mootori välja, lükkame auto tagasi ja siis juba hakkame ette valmistama uut mootorit vahele tõstmiseks. Siin tegelikult on mingid kohad ka, kus on kapoti-alune, kunagi vahele sai pantud, siis teeks seekord aeg on, teeks natuke ilusamaks ja vahepeal mul vanameestega ka tõi mulle kabrioleti. Nii et jah, natukene veel ja mootor vahelt. Paneme taimapsi käima ja vaatame, mis saab.
auto on sees, uus mootor on pukis, vana mootor on siin. Võib öelda, et päris tegus õhtu oli, päris palju sai tehtud. Nüüd hakkab see kõige lõbusam osa. Lahti on alati kõike lihtne võtta, aga kokku panna on alati keeruline. Ja ma ei teagi, kas see piirdub ainult selle kokkupanemisega, et me paneme ainult mootori vahele. Või mul on tegelikult seal nüüd, eelmine aasta ma tegelikult tegin selle auto tagasilla ära. Aga ma vaatasin seda tagasilda ja mulle ei meeldi. Nii et ma võib-olla võtan tagasilla kabel alt ära, teeme selle ka korda. Aga siis justkui peas nagu käib, et võiks ju esisilla talega lahti lasta, võiks selle ka värvi viia. Et mõtteaineid on mul palju, raha on mul vähe ja ma ei teagi. Eks prioriteet number 1 on mootor vahele panna, et sellega sõita saaks. Ja prioriteet number 2 on võib-olla see natukene põhjalt ka atraktiivsemaks teha, sest et auto on visuaalselt on tegelikult päris ilus. Mul on see ülekirja värvitud. Aga ühesõnaga ma ka ei tea. Teen, vaatame, kuhu jõuan, kui palju rahakott lubab. Et ega rahakott väga ei luba. Drift on kallis, sponsorid pole endiselt, nagu ma eelnevalt ütlesin. Ja aga õnneks ma otsustasin, et ma see kuu driftikaga kuskile tegelikult kahte kohta lähen JCM-ile. Ja siis meil on üks mingi firmapäev, kus me lähme ka sõite tegema. Et ja ma ei teagi, kui pikk see video tuleb, aga ma arvan, et see video lõpeb selle klipiga. Ja ei olegi nagu midagi muud öelda, et mõtlesin, et teen nagu siukse teistsuguse video seekord, et ei ole alati drift. Ja ühesõnaga, andke teada, kuidas meeldis siuke content või kuidas sellist contenti paremini teile edastada siis. Nii et pane kommentaar, kui meeldis, kui isegi meeldis, aga võiks mingi teisiti olla, kommenteeri külgelt, siis ma tean, kuidas midagi paremini teha. Et ja kindlasti ma arvan, et siin osades kohtades oleks võinud rohkem filmida. Aga ma ütlen ausalt, ma vaatasin seda autot 3 päeva enne, kui ma hakkasin seda autot näppima, sest et ma ei teadnud, mida teha, kas panna see mootor vahel või mitte. Kas ma lõhun terve auto ära või mitte. Aga nii see läks, nii et ma arvan, järgmine video tuleb siis juba niimoodi, kui see mootor on vahel ja me hakkame seda juhmestikku tegema siin. Või no ma arvan, et siin tuleb puidipadi asju veel. Ühesõnaga, olge lahedad, pange like, pange subscribe ja näeme järgmises videos. Davai, tšau!